Tere kaunist veebruarikuu viimast neljapäeva kõigile. Mul on hea meel näha, et meid on täna siin juba võrdlemisi palju. Tundub, et majandusaasta aruanded on midagi, mis võtavad ees kõik ja valmistavad parajalt ka peavalu. Siis tänane veebiseminar erineb mõneti juba harjumuspäraseks saanud videokoolitustest, sest et vaatame, kuidas Uku aitab majandusaasta aruannete koostamisel raamatupidajat. Tänane veebiseminar on tegelikult paljuski reaalsest elust ja reaalsest vajadusest põhinev, sest et ühele kliendile me sellise protsessi üles seadsime ja mõtlesin, et miks ka mitte seda kõigi teiega jagada. Et majandusaasta aruanne siis ei ole töö, mis töötaja ühel hommikul ette võtab ja lõunaks tehtud saab. See koosneb mitmest erinevast etapist ja seetõttu on hea omada ülevaadet, et kui kaugel miski parasjagu on. Siis selleks me vaatamegi täna, et kuidas luua endale head protsessi ülevaate saamiseks majandusaasta aruannetest. Et kui enamasti algavad majandusaasta aruanded Uku plaaniliste ja ülesannete järgselt juba homme, ehk siis 1. märtsil, see on siis detailsetel ettevõtetel ja väikeettevõtetel, siis mõningatel algavad need alles 1. juunist. Küll aga kui tahta majandusaasta aruandeid juba praegu tegema hakata, siis kõige mugavam oleks seda teha kasutades otsingut Uku töölaual, sisestades siis aasta aruanded. Otsing leiab üles kõik aasta aruanded. Kohe ta peaks leidma. Aasta aruanded, kohe otsime. Aasta aruanne. Siis aasta aruande otsinguga leiab üles kõik aasta aruandega seotud ülesanded. Siit on neid mugav järjest tegema hakata, kui need ei ole veel sinu töölauale ilmunud. Küll aga parema ülevaate saamiseks soovitan kõigil vaadata raportisse. Raportist siis seadistada see nii, et ülesannete periood algaks näiteks 1. jaanuarist ja kestaks siis kuni näiteks 31. detsembrini. Kunagi ei tea, millal midagi tehtud saab. Seega valida teema, aasta aruanne ja kuvada otsingus kõik aasta aruandega seotud ülesanded. Siin on näha, et 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini on aasta aruandeid tegelikult juba päris palju. Staatused on siin näha, et on töös, mõnel on aeg märgitud, mõnel ei ole midagi tehtud, aga head ülevaadet see siiski ei paku, sest et staatus töös ei ütle nagu väga palju ja iga ülesande peal lahti klõpsamine ja vaadata, et mis siin maha on linnutatud, on ka üpris tülikas tegevus. Selleks oleme loonud ülesande juurde lisavälja. Siin on kuvatud üks lisaväli pealkirjaga aasta aruanne. Ja siia on siis üles seatud selline 10-etapiline aasta aruannete täitmise protsess, kus saab siis valida, mis etapis parasjagu majandusaasta aruanne on. Näiteks olen enda kontole lisanud 10-etapilise, ehk siis alustuseks 0-ga, pole alustatud, esimene etapp siis dokumendid küsitud, teiseks algdokumendid koos, kolmandaks dokumendid puudu, neljandaks kontrolliks valmis ja nii edasi, kuni siis viimane etapp on siis, et aasta aruanne on täiesti valmis ja seda ühtlasi peaks märkima ka see, et ülesanne on märgitud valmis. Kuidas seda enda raportis kuvada? See on väga lihtne. Siit 3 mummukese alt saab välja tuua lisavälja aasta aruande, mis annab hea ülevaate, mis etapis parasjagu mingi aasta aruanne on. Kui siia peale vajutada aasta aruande peale, siis ta järjestab ka täpselt need numbriliselt, et mis pole alustatud, millal on dokumendid küsitud ja nii edasi. Kuidas teile selline ülevaade tundub kõikidest aastaaruannetest, mis peab klientidele tegema? Minul on vist kusagil 12 või 13 klienti, aga kui büroo juhil on neid kliente palju või raamatupidajal on neid kliente palju, siis see ülevaade on täiesti asendamatu. Büroo juht saab oma kas või 100 kliendi puhul täpselt teada, mis pole alustatud, mida on vaja kontrollida, ehk siis kui kontrolliks valmis näiteks, et büroo juht peab üle vaatama, siis tema tegeleb ainult nende ülesannetega. Ja seda staatust on muuta väga-väga lihtne. Kohe näitan. Vajutades siia ülesande peale on aasta aruanne. Kui oled kontrolli läbinud või ära teinud,
siis muuta see lihtsalt kontrollitud ja see roheline linnuk annab siis märku sellest, et see on kinnitatud, sulged akna, isegi värskendada ei ole vaja, Uku värskendab sinu eest ja ülesande staatus on muudetud. Kuidas selline protsess endale siis luua? Selleks on vaja minna seadetesse, vajutada ettevõtte konto, sest lisaväljad on võimalik aktiveerida ainult ettevõtte kontol. Siis siit ülesande seadete alt leiab lisaväljad. Kui siit vajutada muuda, siis lisada uus lisaväli. Minu etapi juures või minu protsessi juures olen ma juba loonud sellise lisavälja nagu aastaaruanne. Ma näitan kiiresti, kuidas see välja näeb. Aastaaruanne. Kui ma siia peale vajutan, siis pealkiri on kirjutatud siia. Siit on määratud valik ja valikud on siis üksteise järgi lisatud teineteise alla. Panen selle ristist kinni, kuid loome täitsa uue. Loome uue lisavälja. Siia jällegi paneme siia näiteks 14. Kuna aastaaruandeid me juba tegime, siis näitame automaksusoodustus. Siia siis valik. Ja siin on küll ette näidatud, et valikuid on 1, 2, 3, kuid tegelikult saab neid valikuid luua ükskõik kui palju. Et lihtsalt on oluline silmas pidada, et need kirjutada teineteise alla. Valik 1. Pole lube. Saame valiku 2. Lisame siia valiku 2. Kes just liitus, siis praegu me teeme protsessi läbi, kuidas luua ülevaatlikku protsessi raportis kuvamiseks. Siia me näiteks lisame automaksusoodustuse. Valikutesse pole lube. Teiseks jah ja kolmandaks ei. Salvestan selle ja nüüd uue ülesande loomisel selle lisavõimaluse alt automaksusoodustus, siis siit ma saan valida, kas pole lube, jah või ei. Nagu lubatud sai, siis teeme ka läbi täiesti identse aastaaruannete koostamise protsessi. Loome uue lisavälja. Pealkiri. Aastaaruanded 2. Siit siis valige valik. Valik 1. Ole alustatud. Valik 2. Alg. Dokumendid koos. Valik 3. Ma teen siin mõningaid jätan küll vähem, aga põhimõte jääb siiski samaks. Dokumendid puudu. Kontrolliks valmis. See on siis uue ja oluline iga valik eraldi reale. Kontrolliks valmis. Kontrollitud. Arve koostada. Ja riiki sisestada. Nüüd ülesande salvestamisel, selle lisavälja salvestamisel ilmub siis uus lisaväli, aastaaruanded 2. Ja nüüd, kui ma lähen raportisse, siis saan need lisaväljad siia välja kutsuda. Valime perioodiks 1. märts kuni 1. juuli. Kuvan ülesanded, valin teemaks, aastaaruanne, kuvan. Ja nüüd, kui ma toon välja selle aastaaruanded 2, mille me just koostasime, siis hetkel on see kõik tühi. Nüüd on oluline koht, kus te peate oma töötajatele või iseendale meelt tuletame, et iga kord, kui te teete aastaaruandega seotud ülesannet, siis lisada siia lisaväli ehk siis muuda veel võimalusi ja aastaaruanded 2. Ja siia ilmuvad siis need valikud, mis staatuses parasjagu ülesanne on. Näiteks hetkel selle aastaaruandega ei ole alustatud. Kui ma selle salvestan, siis see ülevaade ilmub siia. Ja kui neid korrapäraselt kõikidele lisada, siis ilmub selline hea ülevaatlik raport.
Mida mina soovitan? Ma soovitan teil salvestada nende filtritega raporti pa endale siia menüüsse. Siin te näete, et minul on salvestatud raporteid töötajate nädala ülevaade, ühe konkreetse kliendi kuu ülevaade, aastaaruanded 2019. Siia peale vajutades ilmub siis see eelsalvestatud valik aastaaruannetega. Ehk siis siin ma näen, mul on juba välja valitud, et ma tahan näha neid, mis pole alustatud kõige ennem. Ma tahan näha seda perioodi 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini ja mul on välja toodud see lisaväli siin, aastaaruanne. Näitan, kuidas seda tegin. Tühjendan filtri, valin siit 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini. Valin teema, aastaaruanne, valin kuva. Nüüd ilmuvad mulle kõik aastaaruanded 1. jaanuari kuni 31. detsembri seisuga. Nüüd väga oluline, et toota välja siit selle aastaaruanded lisavälja, mis siis annab selle ülevaate, et mis staatuses parasjagu midagi on. Mina enda eelistusena salvestasin selle valikuga nii, et oleks näha ennem need ülesanded, mis ei ole alustatud, kus on dokumendid küsitud. Kui tahate positiivsemal noodil elule vaadata, siis võite ka järjestada teistpidi, et mis on juba valmis, mis on veel vaja sisestada, kus on vaja arve koostada. Ja selleks, et seda raportit salvestada, siin on selline old school disketi märk, vajutades siia peale, lisa uus raport, aastaaruanded 2019, ülevaade ja salvestades ilmub see siia menüü vasakule valikusse. Nüüd on see siin kõige viimane. Aastaaruanded 2019 ülevaade. Kuidas see töötab? Kui lähen korraks töölauale, siis on seda vahet kõige paremini näha. Vajutan raportid, aastaaruanded 2019 ülevaade. Vajutades siia peale, viskab ta mind juba eelsalvestatud filtritega raportisse, kus on ülevaade kõikidest aastaaruannetega seotud tegevustest ning mis staatuses nad parasjagu on. Siit saab veel lisainfona vaadata, et kui on dokumendid puudu, et mis siin täpselt veel tehtud on ja checklisti jälgida. Selline protsess siis aastaaruannetest ülevaate saamiseks. Küll aga, nagu meil kombeks on Uku veebiseminarides, siis näitan alati ühe nipi, et kui tulevad uued hinnastamise perioodid või sõlmite uute klientidega lepinguid, siis sarnast protsessi saab tegelikult kasutada kõikide selliste etapiliste tööde puhul, näiteks lepingute sõlmimine. Mul on siia salvestatud jällegi uus filter lepingud 2019. Siin on mul all 3 ülesannet, kus on siis lepingu koostamine, lepingu sõlmimine, uus hinnakokkulepe. 3 erineva kliendiga on toodud näidisülesanded. Ja siin on mul valikuteks 3 etappi. Esimene etapp koostamisel, teine etapp allkirjastamiseks saadetud ja 3. etapp allkirjastatud. Ja seda saab samuti väga lihtsasti siin muuta. Kui oled kätte saanud lepingu tagasi, on allkirjastatud, kõik on korras, uus hinnakirja hakkab kehtima, siis lihtsalt valida allkirjastatud, roheline linnuke näitab jälle, et valik on salvestatud ja siis juba võib siit tehtuks märkida. Ja on näha täpselt, et mis etapis või mis staatuses parasjagu mingid tööd on. Selline mugav, kiire ja ülevaatlik võimalus aastaaruannete ja erinevate etapiliste töödest ülevaate saamiseks. Kui on kas kellelgi jäi midagi arusaamatuks või ei saanud päris täpselt aru, kuidas see aastaaruannete väljatoomine käib või mismoodi see lisamine ikkagi siis käib, siis siin on võimalik kasutada vestlusakent. Kohe ma kirjutan teile siia chat. Pean selle vist väikseks, paneme üks hetk. Nii. Siin peaks olema üks vestlusaken, kuhu te saate kirjutada küsimusi nii otse mulle kui ka vaatamiseks kõigile. Et hea meelega, kui kellelgi on mingisugune juba konkreetne eluline juhus, et tahaks saada millestki head ülevaadet, siis kirjutage see julgelt siia ja vaatame kohe üle, kuidas asi käib.
siin on siis see vestlusaken. Veel ühe nipina tooksin välja selle, et kui kasutada neid lisavälju just nende aastaaruannete puhul või erinevate tööde puhul, siis oleks hea välja tuua see endal ka tööplaanides juba klientidel. Näiteks kui lisab uue kliendi, siis test, lisades uus klient. Valin talle väikeettevõtte plaani. Siis juba on hea siin kord aastas aastaaruannete all veel võimalusi vajutades tuua välja aastaaruanded lisaväli. See tähendab, et kui see ülesanne ilmub teie töölauale, siis ta ilmub juba koos selle lisaväljaga. Kohe näitan. Mäletate, lisasime testkliendi, lisan selle, kinnitan ülesannete plaani. Nüüd, kui ma lähen töölauale ja hakkan otsima ülesannet aastaaruanne, siis juba siin on minu testklient. Kui ma selle lahti vajutan, siis siin on juba lisaväli, kust ma saan väga mugavalt siis valida, mis staatuses selle kliendiga parasjagu aastaaruande tegemine või täitmine on. Näiteks siin võin panna, et dokumendid on puudu. Nüüd minu ülemus teab, et selle kliendiga on dokumendid puudu ja temaga on vähemasti tegeletud. Ja raportis saab selle kohta jällegi hea ülevaate. Aastaaruanded 2019 siin. Ja siia ilmus juba testklient, kelle me just lisasime ja on näha, et ta on 3. faasis, ehk siis tal on dokumendid veel puudu. Vaatan korraks vestlusakent, kas keegi on küsinud? Küsimusi ei ole. Loodan, et see on piisavalt arusaadav. Aga et lisaväljade loomine toimub siis ettevõtte seadete alt. Just rõhutan seda, et ettevõtte konto valida kindlasti siit, et mitte hakata otsima minu profiili alt, sest et minu profiili all lisavälju ei ole. On küll teemad, aga teemadega sarnast protsessi luua, sellist valikutega protsessi kahjuks ei saa. Et ettevõtte konto alt valida lisaväljad, uus lisaväli, aastaaruanded ja kindlasti siit siis teine valik ka, et valik ja siin siis lisada valik 1 eraldi ridadele, valik 2, valik 3 ja need etapid on tõesti teie ettevõttele omased ja personaalsed, et kuidas keegi eelistab midagi nimetada, et siin ei ole sellist nagu ühtset kindlat viisi, kuidas seda tegema peab, vaid need minu toodud etapid on lihtsalt näidised, et mõnes büroos soovivad büroojuhid üle kontrollida alati enne, kui aastaaruandeid esitatakse. Mõnes büroos ei soovita üle kontrollida, mõni raamatupidaja teeb neid täiesti ise ja ilma igasuguse kontrollita, et siis võib-olla ei ole neid etappe sinna just kõik kirja vaja, et kas on kontrollitud, kinnitatud. Kui on vaja audiitoritele esitada, siis kindlasti ka lisada valikutesse audiitoritele esitamiseks valmis, et teada täpselt, mis faasis parasjagu ollakse. Ja siis juba salvesta ja lisaväli ilmub siis ülesannete valiku alla. Ja neid saab siis luua igale ülesandele. Vaatan vestlusakesse. Küsimus siis Airi poolt, et kui ma nüüd lisavälja teen, kas ma saan seda ühe korraga kõikidele klientidele asetada või peab igale kliendile eraldi ülesannetesse lisama? Tegelikult hetkel peab selle ikkagi lisama igale kliendile eraldi ülesandena, kuid me saame omalt poolt alati appi tulla ja kui te kirjutate meile kas siis sinna parempoolsesse vestlusaknasse, et siin on siis vestlusaken, näiteks, et tere, soovin kõikidele enda klientidele aastaaruannetele lisada lisavälja aastaaruanne ja me saame seda süsteemi sees seda kõigile teie klientidele aastaaruandele näiteks massiliselt teha, et kuna meid siin liiga palju ei ole, siis oleme omalt poolt igati nõus appi tulema ja aitama. Et muidu tuleb seda teha siiski käsitsi. Aga kuna neid aastaaruandeid niivõrd palju ei ole, siis kui töölaual see ülesanne ette tuleb,
ma näitan, vaatame, võtame siit homse päeva, siin juba peaksid need aastaaruanded hakkama. Aastaaruande koostamine. Siin juba need aastaaruanded hakkavad, siis mida on vaja teha, oleks siis vaja vajutada siit 3 mummukese alt muuda ja tuua siit veel võimaluste alt lihtsalt välja see lisaväli. Hetkel on juba välja töötud, ma toon töötajad ja lihtsalt salvestada ja siis saab seda valikut siit töölaualt juba mugavalt muuta. Küll aga kui kliente on palju, siis ma usun, et see on ikkagi see 10 sekundit on töö, mis on vaja teie töötajatel teha, seega kirjutage meile julgesti ja me saame panna kõikidele teie aastaaruanne teemadega seotud ülesannetele näiteks selle lisavälja juba külge, ehk siis kui teie töötaja või te tulete töölauale ja näete, et siin on aastaaruanne, siis te teate, et siia peab siis valima, mis etapis midagi parasjagu on. Algdokumendid koos ja see muutub iseenesest. Lihtsalt julgelt kirjutage meile. Kas on veel küsimusi? Kuidas ma saaksin teid aidata, kas see lisavälja loomine ja selle kasutamine raportis on iseenesest selge? Et paljude jaoks, kas paljud, aga vahel võib see lisavälja koht siin raportis olla natukene peidus, et siit 3 mummukese alt leiab siis need lisaväljad üles, et mida saab siis välja tuua. Ja neid võib lisada ettevõtte konto alla, kui palju iganes vaja on. Aastaaruanne 2, toon selle välja ja siia peale vajutades siis ilmuvad need kas üles või allapoole vastavalt sellest. Täna me lisasime uue aastaaruande etapi ja lisasime, et pole alustatud. Näitame siit, kuidas see siis välja näeb. Kui olla pessimistlikum, siis saab järjestada neid nii, et mis ei ole alustatud, on kõige all, kõige üleval ja järjest siis läheb aina paremaks seis või siis reastada nad tagurpidi ja vaadata elu läbi roosamate prillide, ehk siis vaadata, et mis on juba valmis, mis on vaja veel sisestada, kus on vaja veel arve koostada, mis on kinnitatud, kontrollitud, kus on veel dokumendid puudu ja mida üldse veel alustatud ei ole. Selle asemel, et juuni lõpus tulekahjusid kustutada, siis saab seda juba ennetada, luues endale selline ülevaatlik protsess.